kaugküttesüsteemide investeeringud ja sellest räägib lähemalt Kristjan Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Tere ka minu poolt. Jah, nagu öeldud, olen Kristjan Kalda KIK-ist, et koos MKM-iga kaugküttemeedet me välja töötame. Võib öelda, et oleme enam-vähem lõpusirgel ja varsti saab ka nüüd nii-öelda siis huviring määrust hakata vaatama, kommenteerima. Nii, üks meeleolukus pilt ka sissejuhatuseks, et see õnneks ei ole küll Eesti, aga üks sajandi vanune pilt vanalt Inglismaalt, et miljon korsent, eks ole, et kas me tahaksime üks kohas elada, ilmselt mitte. Et eesmärk ongi siis vähendada korsent selliselt, et oleks 1-2, 10+ aastat, 20 aastat, võib-olla pole ühtegi enam. Eks ole, et suund võiks olla sinnapoole, et sooja saamiseks me enam ei põleta midagi. Et loomulikult siin on palju agasid ja kuisid, et kui meil on piisavalt palju taastuvat tuuleenergiat, piisavalt salvestusvõimsust, ka kaugküttes võiks olla salvestusvõimsust, et siis see pilt võiks olla palju ilusam. Kui me kaugküttest räägime, eks ole, osa suurest energeetika pildist, siis eesmärgiks ikka nagu tavaliselt sellistel meetmetel on, et vähendame kasvuhoonegaaside heidet, suurendame tõhusust süsteemides, võtame kasutusele rohkem taastuvenergiat. Et siin eelmine ettekandja rääkis hoonetest, korterelamutest, et eesmärk on selle elukeskkonna parandamine. Et täna on siin päris mõnus olla. Et minu jaoks natuke soe võib olla, aga õhku on. Et üleeile olime Pärnus sarnasel üritusel. Seal oli väga palav. Et pärast oli ka kuulda, et ventilatsioon ei toimi. Et ütled, et Pärnus peabki olema palav, eks ole. Et ei. Rannailma ei olnud, õues oli jahe, aga toas oli palav. Et annaks kindlasti seal sättida ühte-teist, et soojust energiat kokku hoida ja keskkonda nagu toas siis parandada. Et inimene ei ole ainuke, eks ole, loom, kes püüdleb tõhusama eluviisi poole. Et eelmine nädal olime Tartus, jällegi hea näide. Tartus oli karu nähtud supilinnas. Arukas loom, eks ole, et kogu talveks energiat naha alla, et läks supilinna toitu otsima. Et sellised näited siis elust, et kaugkütte pole ainuke, jah, et siis kus on võimalik kokku hoida. Laias plaanis on pilt nüüd selline, et loodame selle aasta lõpuks taotlusvooru välja kuulutada. Esimese siis, kui hästi läheb. Et arvame, et voor on avatud umbes 3 kuud, kuna on päris hulk dokumente, mis on vaja ette valmistada taotluse esitamiseks. Ja otsused siis tulevad järgmise aasta suvel. Et selline plaan nagu laias laastus on. Ja suunatud on ta siis kaugkütte ettevõtjatele, kes siis opereerivad mõnes kaugkütte piirkonnas, on ta siis võrguettevõtjana, soojusetootjana. Taotlema saavad tulla ka kohalikud omavalitsused, nende asutused, ettevõtted, kes siis tegelevad kuskil piirkonnas veel kaugküttega. Ja siin nagu räägitud oli, et ettevõtjatele, niisama tootmistele, turismiettevõtjatele meil kahjuks toetus pakkuda ei ole. Et küll jah, kui näiteks ettevõte soovib liituda kaugküttega, et siis võrguettevõtja saab oma võrku sinna ettevõtteni laiendada põhimõtteliselt, kui talle see nagu majanduslikult sobiv on ja jääb kaugkütte piirkonda. Ja samamoodi siis korterelamud, eks ole, kui tuleb ka hiljem üks ettekanne eramutest, et ka nemad saavad siis kaugküttega liituda, et aga jah, siis selles meetmes saab siis võrguettevõtja oma võrku sinna vajaliku hooneni laiendada. Nii, ja ka siis jah, kui tullakse taotlema soojuse tootmise seadme investeeringuks toetust, siis peab olema eelnevalt selgeks tehtud, et kes võib seal piirkonnas siis soojust toota, müüa. Et selleks siis on kaugkütte seadus, näeb ette soojusostu konkursi korra, et siis selle protsessi tulemusel on selgunud siis ettevõtja, kes saab seda soojust toota. Põhimõtteliselt on jah 3 tüüpi siis tegevused, mida me toetame. Üsna sarnane eelmisele eelarveperioodile, kus oli sarnane meede, et siis ongi, et torustiku rekonstrueerimine, seal hulgas ka siis praegu veel lokaalküttel kasutava hoone liitmine võrguga, kui asub võrgupiirkonnas. Eesmärgiks on siis saada
mitu kilomeetrit uut soojustorustikku, mis on olemasolevast palju efektiivsem, hoiab energiat kokku ja samamoodi siis tänu sellele ka kasvuhoonegaaside vähendamine. Ja teiseks, kolmandaks siis suureks plokiks on soojuse tootmise seadme rekonstrueerimine, mis tähendab ka näiteks täiesti uue lahenduse ehitamist olemasoleva asemele. Abikõlblikud on taastuvenergia lahendused ainult, et siis investeeringuid fossiilsesse kütusesse me toetada ei saa. Ja oluline punkt on ka see siis, et toetus saab anda tõhusale kaugküttesüsteemile või siis, kui ta täna ei ole veel tõhus, aga projekti tulemusena muutub tõhusaks, siis ta on ka abikõlblik. Kütuste koha pealt jah, et täna veel on puithakke taastuvenergia, seal on ka teatud piirangud, millel see hakke peab vastama, aga põhimõtteliselt jah, et vahepeal oli hirm, et võib-olla keelatakse üldse ära, et me ei saagi ka puiduhakkele toetust anda kateldele, et tänapäeval on see meil põhiline küte. Et aga lisaks ootakski võib-olla uuemaid lahendusi, et miks mitte kaugküttes kasutada ka soojuspumpasid, kui see võimalus on kuskil ja loomulikult äriliselt ära tasub. Et tihti peale, et on seda kallis lahendus, et lisaks peab olema ta ju tagatud alternatiivse siis soojusallikaga, et kui midagi juhtub, elekter ära läheb, siis oleks ka mingi katel seal kõrval. Võrreldes nüüd eelmise perioodiga, siis on erinevus see, et me ei toeta enam uue piirkonna loomist. Täna näiteks kaugkütte piirkond ei olegi. Tundub, et oleks mõistlik teha, uus katlamaja rajada, uus soojustootmine rajada, võrk ehitada välja. Siis selleks meil käesoleval perioodil me ette ei näe toetust selleks. Tegelikult põhjus on üsna lihtne, et meil lihtsalt raha on palju vähem, et kui eelmine periood oli ligi 60 miljonit meil toetuseks jagada, siis käesolevas perioodis on 22,5 miljonit. Nii, ja liituda, me ei saa toetada siis uue või arendamisel oleva kinnistu liitmist võrguga. Et loogika on selles, et kui ehitatakse uus maja või uus arenduspiirkond, siis seal peaks olema selle maja hinna sees kõik need liitumised ja nii vesi, elekter kui ka siis küte. Et me toetame ikkagi praegu toimivaid, veel toimivaid piirkondi, aitame neil olla elujõulised. Ja ka jah, nagu mainitud oli siis, et tootmise poole pealt siis saame toetada ainult taastuvenergia lahendused, kui eelmine periood me saime toetada ka sellist projekti, kus oli siis näiteks põhiküttena oli hakkpuit kasutusel, aga siis reservkütusena või tipukoormuse katmiseks oli see ette nähtud õli- või gaasikatel, et need olid abikõlblikud, aga nüüd, kui seda vaja teha, paigaldada, siis see tuleb teha oma rahadest täielikult. Ja abikõlblikulud on nagu ehitusprojektile tavaliselt omased, ongi projekteerimine, ehitamine, erinevad seadmed, liitumised, ka lammutamine, näiteks vana trass, tuleb need betoonkünad maasest välja võtta, siis ka selle lammutamine ja käitlemine, need jäätmete käitlemine. Aga kindlasti soovitan nagu läbi mõelda, et kas tänapäevaste kalliste hinnade juures on mõtet päris kõikide tulede viledega neid ehitisi planeerida, et võib-olla annab kuskil kokku hoida. Nii, aga numbrites ka natuke veel. Et nagu mainitud oli, siis eelarveks on 22,5 miljonit eurot, sellest siis oleme mõelnud niimoodi, et 7,5 läheb soojustootmise poole peale ja ülejäänud siis 15 soojustorudele. No, selle järgi oleme nagu plaane teinud ja siis eesmärke seadnud. Aga kui nüüd selgub tõesti, et näiteks soojustootmise poole peal on tohutu vajadus tegelikult, et ongi need gaasid ja õlid on kallid, eks ole, et siis see ei ole päris kivisse rajutud, ilmselt saab ka muuta vajadusel. Ja projekti kohta toetus kuni 1 miljon eurot. Miks see näitab ka seda, et päris suuri projekte me nagu ei eelista, pigem soovime näha väiksemate piirkondade projekte, kus on nagu võib-olla raskem olukord ise ilma toetusel toime tulla. Toetuse määr on kuni 45% abikõlbliks kuludest, et järgmine slaid on ka riigi abi kohta, et seal on nagu vähe täpsemalt. Ja siis on ka piiratud toetuse määr siis kas siis vastavalt kilomeetril või võimsusühikule. Et on eelistatud väiksemad katamad kuni 1 megavatt, neile soovime anda rohkem toetust, et siin on 400 000 eurot megavati kohta, näiteks on 0,5 megavatine katel või soojuspump näiteks, siis võiks toetus saada kuni 200 000 eurot.
aga kui on 2 megavatise võimsusega seade, siis kuni 600 000 eurot toetust. Ja torude puhul siis vastavalt 220 000 eurot kilomeetri kohta. No, need summad, eks ole, on sellised valiku küsimus, et kas me anname suurema toetuse, aga siis saab ju vähe projekte toetada, et selline see mõttekoht nagu alati on, eks ole, et eks see määrus tuleb varsti avalikule arutelule siis, et kõik saavad siis, kes soovivad, saavad arvamust avaldada, et vaatame, mida siis turg arvab. Nii, aga jah, siis ootame ka piki silmi seda, et üldise grupierandi määrus, mille alusel me kaugküttest toetust saame anda, et selle muudatus nüüd varsti jõustuks, et oleme nüüd oma toetuse andmise määruse selle eelnõu baasil koostanud. Ja siin on siis need protsendid näha, et üldiselt torude puhul siis suurettevõttel on kuni 30% saame toetust anda ja siis vastavalt väike ja keskmise suurusega ettevõttele rohkem natukene. Ja siis soojuse tootmise poole peal saame siis 45% toetust anda. Kuna on me eeldamegi, et tingimus ongi see, et kõik projektid on siis taastuvenergia peal. Nii, olulised lisad. Kindlasti juba täna tuleb hakata neid vaatama, et see esimene punkt, soojusmajanduse arengukava, väiksematele siis kaugkütte piirkondadele, kus on kuni 50 000 megavatt-tundi aastas soojuse tootmise mahtu, siis neil peab olema see arengukava olemas ja see teie projekt siis peab vastama selle arengukavale. Et kogemus on see, et tihtipeale kas projekt oli vananenud või uued mõtted tekkinud, siis see taotlus nagu päris ei vastanud ja siis tuli hakata neid arengukavasid kiiresti ümber tegema. Võib-olla erinevus eelmise perioodiga on see, et torustiku puhul me eelprojekti ei nõua, et piisab, kui on olemas piisavalt täpne skeem ja seletuskirja juures. Et eks oluline on kindlasti läbi mõelda enne taotluse esitamist, et kindlasti, et seda see tahate teha, et sellised asendis, sellises kohas, sellised objektid, eks ole, et pärast projekti muuta on üsna keeruline. Ja kindlasti jah, siis kasvuhoonegaaside kokkuhoiu arvutus tuleb teha, et see on KIK-i poolt ette antud vormil, et lihtsalt taotleja vaja sisestada teatud andmed ja siis number jookseb välja. Uus asi on nüüd kliimakindluse analüüs ja siis ei kahjusta oluliselt põhimõtte järgimine, kinnitamine. Et me loodame, et selle oluliselt kahjusta põhimõtte osas me saame nagu lihtsamalt teha. Aga jah, kindlasti tuleb siis kliimakindluse analüüs taotlejate poolt koostada, et see on ikka uus teema. Kindlasti selle kohta me saame palju küsimusi ja vaja juhendada hoolega. Ja ikka nagu finantsi poole tõendamine, et taotlejad ikkagi suutlik ja nii edasi. Nii, aga jah, siis näiteid eelmisest perioodist, et kokkuvõte siis, et 60 miljonit eurot, selle eest siis saame ligi 177 kilomeetrit torustikku ja 156 megavatti soojustootmisvõimsust, mis võib olla päris täis ei tule, et meil on siis 7 projekti veel lepingusse minemata, kus ongi, et ehitushinnad on palju tõusnud, et nad me ei tea veel, kas need lähevad käiku. Nii, aga siis minu kontaktid ja MKM-i poole pealt Rein Vaks selle meetmega toimetavad, et kui on midagi arvata, küsida, siis võib alati pöörduda. Aitäh! Aitäh, Kristjan! Andke palun märku, kas kellelgi on küsimusi. Nii, seal tagapool. Ja tere, aitäh! Siim Umbleja, Kaugkütteühing. Tahtsin küsida sellise asja kohta, nagu siin viimasel slaidil oli seesama kliimakindluse analüüs, et ennem sai mainitud, et abikatel kriiside või selliste nagu remontide või hädaolukordade puhul pole enam abikõlblik. Kuidas siis seda kliimakindlust nagu tagada, kui sellised seadmed pole abikõlblikud ja viimasel ajal väga aktiivne teema olnud elektrikatkestused, et diislikütuse generaator on siis abikõlblik või mitte ja on ta siis kliimakindluse mõttes nagu hea või halb asi? Jah, aitäh. See kliimakindlus ongi 2 poolega küsimus, eks ole, et ühelt poolt peame analüüsima, kuidas kliima mõjutab meie projekti, eks ole. Teist poolt peame analüüsima, kuidas meie projekt mõjutab kliimat.
nii et jah, kui me paneme sinna õlikatla, siis see mõjutab kliimat halvasti. Aga kui jah, kliima on meie vastu halb, eks ole, siis võib-olla õlikatla tuleb kasuks, on ju. Et aga kokkuvõttes sealt tegelikult kui see kliimakindlus kõrvaleta, siis taastuvenergia lahendus ainult fossiilset kütust me ei saa toetada. Kui sa küsisid selle generaatori kohta, siis see peab olema jätkuvalt abikõlblik, sest meil ilmselt muud lahendust ei ole nagu seda avariivoolu tagamiseks kui diiselgeneraatorid või ma ei tea, ilmselt ka gaasigeneraatorid paneme biometaani. Ma arvan, et nii peeneks me vast ei lähe. Et ma arvan, et see generaator ikkagi jääb sisse. Siis teine küsimus mul on tegelikult selle summade osas, et need rahanumbrid on päris väikseks nagu kokku kuivanud, et mul umbes on teada, et meil on Eestis mingi 600 kilomeetrit torusid veel nagu renoveerimata, siin oli vist näha mingisuguse võib-olla nagu torudele, mis on 15 miljonit ja siis 1 miljon või 220 000 nagu kilomeetri kohta, et saab nagu arvutada, et see on päris vähe nagu, aga pigem ma tahaks küsida hoopis, et need piirmäärad, et ehitushinnad on viimasel ajal kallinenud päris tugevalt ja kuidas need on nagu tulnud siia ja kas on arvesse võetud juba nagu ehitushindade kallinemist, et kaugküte on reguleeritud sektor, kui ettevõte peab nagu suurema raha sisse panema, saab vähem toetust, siis tarbija hind lihtsalt kallineb. Jaa. Jällegi keeruline küsimus, mida sa siia kirjutad, mis summasid. Et jah, et need samad piirmäärad, need 400 000 ja 300 000 oli ka eelmine periood lõpupoole ja kilomeetri hind oli 200 000 meil, et natuke panime juurde. Et me arvutasime neid tegelikult eelmise aasta lõpus, siis kui hinnad veel nii kõrged ei olnud kui praegu ja me vaatasime 2021 aasta hangetel tulnud hindasid ja palju me toetust andsime, siis tegelikult need olidki tegelikult piirmäärad toet. Jah, täna me teame, hinnad tõusid 2-3 korda võrreldes selle ajaga. Et hea meelega tõstaks neid toetusmäärasid, aga meil lihtsalt raha on vähe, eks ole, et ongi küsimus. Viimane küsimus, et... Aga ma tahan öelda seda, et teil on võimalus sinuga esindusorganisatsiooni esindajal, et ka kindlasti seda arvamust avaldada. Et kui teie organisatsioon leiab, et anname rohkem toetust, aga saavad vähem ettevõtted, siis kindlasti kaalume seda. Mul küsimus oli tegelikult selle kohta, et kuna see energiakriis on juba üle aasta käinud, et kas mõeldakse rahade ümber liigutamise või lisarahastuse peale, et see 22,5 miljonit on nagu selgelt vähe, et kuskilt ju tuleks midagi siis juurde liigutada. Kahjuks mina poliitikaid ei kujunda, et ma ei oska selle küsimuse vastata, et mina ei ole kuulnud seda, et niisugust plaani oleks, aga võib-olla Rahandusministeerium teab paremini. Ja, et kui me räägime rahade juurde lisamisest, ümber tõstmisest, siis me oleme tegelikult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga koostöös leidnud lisaraha korterelamute energiatõhususeks, väikeelamute energiatõhususeks, sinna lisanduvad täiendavad summad, on need taasterahastust või on need siis riigieelarvest. Kaugküttesse kahjuks praegu ei ole seda lisandumas, et võtame selle mõtte kaasa, räägime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, et kindlasti on teil ka otsekontakt nendega, et saate samamoodi selle meetme kooskõlastuse raames on näiteks üks võimalus seda diskussiooni pidada. Aitäh!